Selle vahepeal tulid siuksed hääled sinna mikrofoni, ma pean pärast hakkama editima seda asja. Need olid krooksud, mis sinna mikrofoni tuli. Tere kõigile, kuulate Aesthetic Podcasti 12. episoodi ning täna me oleme oma kodustuudiost välja tulnud, nüüd oleme siin Dorpati hotellis, mitte nüüd sponsoreeritud Dorpati poolt, aga lihtsalt oleme siin hotellis ja panime stuudio siin püsti ja mul on külas Ats Loot, kes on siis fellow YouTuber, fitnessihuviline. Tänase episoodi toob teieni toidulisandite pood Fit360. Fit360 leiate parima hinnakvaliteediga toidulisandid ning samuti saate sealt soodsa hinnaga, sest et kui te kasutate meie koodi Aesthetic, mille leiate siis ka descriptionist koos lingiga, siis te saate kõikidele toodetele lisaallahindlust 12%. Ehk siis mitte listaallahindlust, vaid veel allahindlusest -12%. Ja nüüd juba episoodi juurde. Nii, aga alustame tänase 12. episoodiga. Täna on siuke natukene erilisem episood, sest et kõik, kes meid vaatavad, siis me ei ole oma kodustuudios, vaid tuli selline sümpaatne mõte siis, kuna oli nagunii Tartusse asja, siis mõtlesin esimene mõte kohe, et Tartu, Ats Loot, küsime, et teeks midagi. Ja kuna siuke graafik on selline, nagu ta on, et hästi kiire on ja jõudsin hilja siia ja homme üsna siuke vara ära, siis kõige parem idee oli, et kõigepealt teeme Atsiga siin hotellitoas ühe buduaari photoshoot, et Siim Kinnas on õlipurk käes varsti ukse taga meil. Ja siis ma käisin Muabai, ma ei mäleta, Maie juures. Muabai... Oligi Muam, Maie põhimõtteliselt siin lühend. Shout out to... Igastahes... nüüd teemegi niimoodi, et ütlen niimoodi saladuskatte all ka, et ma pole valmistunud ja ma arvan, et sellepärast tulebki veel ekstra hea. Et seal on mõned põhjused veel. Mõtlesin kohe sellised challenge'i teha, et ükskõik mida me täna räägime, siis see ei tohi puudutada fitnessi. Tegelikult. Üritame äkki. Välja arvatud meie seminari. Okay. Sest et see on tähtis. Väga tähtis. Ja tegelikult võib-olla alustaks sellega, et kohtusime siis podcastis viimati päris mitu episoodi tagasi. See oli päris palju tagasi. Et see episood on muide võib-olla minu sõprade, kes ei ole nagu selle väga fitness maailmaga seotud, siis see on, kõik ütlevad, et see oli nagu nende siuke lemmik episood, kus me lihtsalt niimoodi vabalt niimoodi neljakesti mingit jama asime, et see on paljude lemmik. See oli päris äge, mul ütles just hiljuti Asko ütles mulle, et see on põhimõtteliselt vist ainuke podcast, mida ta kuulanud lõpuni on. Jah. Et ma peale seda episoodi ma pole nagu suutnud meie enda podcast'e kuulata. Et kuidagi ei kuule isegi neid, aga teen. Aga kuidas sul läinud on, mis su siuksed suunad on siin olnud viimasel ajal? Fitnessist võin rääkida, siis töö juures läheb ikka siuke aasta lõppu on vaata siuke pressimine. Et siuke mõned vastutusvaldkonnad juurde tulnud või ülesandeid siis siuke stressirohka, aga põhimõtteliselt nüüd aasta lõpus on siuksed kihvtid peod ja asjad tulemas või no ütleme siis üritused pigem. Et ja ootan ka, et minna mingile reisile, siis on siuke ootusärevus on kogu sees, et tervis on juba liiga hea, et peaks nagu seda tagasi maa peal tooma. Kuidas sul, kas sa pigem ootad nagu juba, et saaks aasta ära lõpetada ja puhtalt lehelt alustada või on sul veel see aasta mingid siuksed pooleli olevad asjad, millega tahaks nagu ühele poole saada? Neil suuri asju kindlasti poolel ei ole selles mõttes, et ma arvan, mitte uue aastaga pihta hakata, aga pigem tahaks, minu meelest nagu puhkusest tähtis see, et vaata üks asi on see, et sa võid puhata, aga mis sa teed, kui sa puhkad, näiteks ütleme sul nädal aega vaba, istud kodus, võib-olla ärkad mingi tunniks hiljem, teed oma asju, käid trennis, vaata, sul on pool päeva läinud, sa ei ole mitte midagi teinud, aga pigem on minu jaoks puhkus see, kui sa saad ka keskkonnast täiesti välja, ehk siis ma arvatavasti teen mingi eksprompt tripi kuskile, esiteks juba enda pärast ja seal on ka kõrvalsaadused kõrval ala saan mingid videod teha ja muidugi kõige tähtsam on see, et ma saan nagu keskkonnast välja, ma saan eemale puhata ja jälle ma ütlen, et reisimisega sa kõige rohkem tunned seda tunnet, et sa nagu elad hetkes vaata. Sa ei tule kunagi, ütleme, ma ei tea, sa elad kuskil vist oli Kalamaja või mingi siuke Kopli liinid ja astud toast välja. Küll täna on ilus päev, nagu mõtledki, et et lõhn on hea ja ilm on ilus ja seda asja juhtub nii harva vaata, aga kui sa oled reisil iga hommik tuled välja, et
fuck, mis me täna teeme, et nii epic on olla, vaata, et veits hangover eilsest või mis iganes, veits väsinud, vähe maganud, aga ma ei maga ühtegi päeva maha, vaata. Et mõtle käega oleks, kui iga päev elus saaks samamoodi teha, aga ma arvan, et see toobki nii-öelda, sa jälle tasakaalustad minu meelest, et mina ootan reisilt kõige rohkem just seda momenti, et nagu see hetk, kui sa tunned ära, et ma on nagu momendis, et la istub kuskil verandal, la mere ääres ja lihtsalt nagu, et nagu oleki, ükskõik mis seal juhtub, kas koer jalutab mööda või mingi purjus vend kakerdab, vaata, ja sa lihtsalt loed ka ainult selles hetkes nagu. Nüüd samas, kui sa oled selles hetkes, siis sa võid olla, oletame, et sa teed midagi, mis sulle nagu nii väga meeldib, et sul kaob täiesti ajataju ära, vaata, selles suhtes. Mis sinu jaoks oleks üks asi, mis nagu, oletame, et sa võtad praegu, et nüüd sa homme annad avalduse ja elad oma järgmise aasta niimoodi, et sa teed iga päev seda, mida sa tahad teha. Mis see esimene pilt oleks, mis sind nagu iga päev nagu ärgitaks niimoodi? Ma arvan, et mingi tsükliga niimoodi, et paari nädalast tsüklid kogu aeg kuskil uues kohas olla. Et siuke reisimise pool. Kuna mul niikuinii ei ole mingit suuri kohustusi selles mõttes naiste ja siukest asju. See kõlas nagu, et mul ei ole koera, vaata. Aga pigem siuke uued kogemused iga päev on, näiteks ma toon näite YouTube'iga, vaata. Vahet pole, mis kanal sul on, aga võtame Eestis, sa käid tööl 8-5 või mis iganes asja sa teed, siis sa võib-olla teed trenni, sul on mingid asjad, üliraske on kogu aeg mingi erineva sisuga välja tulla. Ja ma ei räägi sisust nagu vaatajate jaoks eelkõige, kokkuvõttes peab see video sulle endale huvi pakkuma, see, mis sa pakud, on ju. Et kas või Instagramis story'd või mis iganes, kui sa tahad nagu sellega tulevikus midagi toimetada. Alguses sa pead kõike tasuta tegema, raha sisse panema, mis iganes, et sa ei tee seda raha pärast, ma ei ole kunagi nii miinustus kui võimalik, on ju. Aga kui sa oled kuskil reisil, siis sa ei pea nagu absoluutselt selle peale mõtlema, sest iga asi, mis sa teed, on uus, vaata. Ja pigem mitte video mõttes, aga just ka elu mõttes. Et sa hommikul ärkad üles, ilm võib-olla täiesti teistsugune, sa ei ole kunagi selles kohas üles ärkanud või selles seisus või nende inimestega suhelnud, kellega sa suhtled, et kõik on palju avatum ja teistsugusem minu meelest. Mul oli just mingi hea mõte, mis ma tahtsin rääkida. See on õhtul hiljem, mul läheb see mõttelõng läheb ära käest. Millega seoses oli? See selle sama jutuga, mis sa rääkisid. Et mida ma teeks, kui ma kogu aeg nagu ja sa mainid seda, et vaata, et kui sa näiteks toodad, oled YouTuber, vaata, et sul on nagu selles pooles on nagu ühelt poolt sul on nagu vaatajad, aktiivsed vaatajad, kes ootavad, et sa midagi peale toodaks, vaata, ja seal ongi see just point, et tegelikult minul on ka see, ma olen alati öelnud, et ma teen seda nii kaua, kuni mulle nagu endale meeldib, vaata, et viimasel on ka veitse struggle, et eriti nagu pole mingi aasta aega vist mingit vlogi üles pannud, sest et nagu ma ei tunne, et ma tahaksin hetkel nagu ma elu välja näidata midagi sellist, vaata, et mingi hetk ma tundsin seda, et ma nagu isegi kui ma mingi prepi ajal tegin mingeid vloge, et ma tundsin, ma näitasin nagu liiga palju enda personaalset elu, kui ma vaatasin samamoodi seda videot näiteks pool aasta pärast, mõtlesin, miks sa nagu näitasid välja kõik seda, vaata. Jah, vaat see ongi see, aga samas ma ütleks, et just need vlogi osad, kus sa nagu näitad seda tavalist elu, mitte ainult fitnessi poolt, see on see koht, kus inimesed palju rohkem veel samastuvad, et ongi see, et ma ei tea, kõige lihtsam asi, et tal on sama diivan, mis mul või ma ei tea, sööb sama leiba, mis mina või ma ei kujuta ette need näited, aga need asjad võivad nii väiksed olla, sest ma olen ise sama asju kogenud, näiteks kui ma käisin ka siin aasta tagasi täpselt USA-s, siis ma käin ka kuskil poes ringi, ostsin mingit toiduainet ja ma teadsin, et toiduainet sellepärast osta, et keegi teine YouTuber, keda ma ise jälgisin, ostis seda, sest muidu mul läks aimugi, mul isegi sõbrad küsisid, et kus sa tead neid tooteid, ma ütlesin, YouTube'ist nägin ja tegime süüa või midagi, kõik ütlesid, vau, et ülihea, ma ütlesin, no näed, tasub YouTube'i vaadata. Sul on ikka meeletu selles suhtes engagement nagu YouTube'is eriti, vaata. Mulle nüüd ära meelita. On selles suhtes, et sul on miski, mis nagu paneb inimesed nagu kirjutama, et olime ka kunagi sellised, aga enam nagu pole nii palju seda. Sellega on ülinaljakas, ma täna hommikul või eile oli see, et vaat seal YouTube'is on see kellake, sa näed notification'id, on ju. Ja siis vaatan, ma üritan ikkagi, kui on nagu video üles läheb, et nagu vastan inimestele, kes alla kirjutab, sest kokkuvõttes, kui mina ise kirjutan kellegi alla, siis on üliäge ka, kui ta vastab või midagi siukest. Ja siis vaatan, et 2 kommentaari. Mingi vend ilusti oma nime alt kirjutab, kõigepealt kirjutab, et hea pask või midagi siukest nagu. Ülisitast ütles. Ja siis ma olin nagu, et okei. Ja siis järgmine kommentaar, üritan, et lähen vastan sellele, panen like'i või midagi siukest, et nagu ta näeks, et ma näen seda, aga mind nagu ei huvita, on ju. Ja siis järgmine kommentaar, ta oli seal ära kustutanud ja kirjutanud ihana poika, et mu lemmik YouTuber või midagi siukest ja siis sellega ära kustutanud. Ma ütlen nagu otsast ära juba, vaata. Äkki ta on mingi veits bipolaarne, et ta ei saanud nagu poole tunni sees aru, et kas nüüd ta meeldib mulle väga video algus ei meeldinud ja video lõpp meeldis. Okei. Aga ei, need on noored inimesed selles mõttes, see oli ka mingi, ma vaatasin järgi huvi pärast, ma tavaliselt vaatan, et nagu, sest ma mõtlen ise seda, et kui sulle mingi asi ei meeldi, vaata, video või lugu või midagi sellist, kui mul video ei meeldi, ma panen video kinni.
ma ei raiska enda elust mingid 10 minutit selleks, et vaadata midagi, mis mulle meeldi, on ju. Et inimesel peab enda sees midagi katki olema või mingi kehv emotsioon, et ta tahab nagu midagi välja öelda. Eks kokkuvõttes see lihtsalt näitab seda, mis seisus ta ise on, vaata. Minu meelest on süüke, sest ma ei lähe kellegi kuskil alla kirjutama midagi kehvasti, vaata. Enne olnud analüüsin terve video ära, vaatan kõik aja ära raiskanud, vaata. Selle asemel ma oleks võinud vaadata midagi oma lemmikvenda või kuulata midagi ägedat. Ma ei tea, filmi vaadata kas või. Ei, ma vaatan seda venda, kes on, ma ei tea, toodab paska, vaata, tema meelest. No, ma alati, kui mul on mingi vend, kes mulle nagu väga meeldib, siis ma vaatan, ma olen juba like enne videot ära, ma tean, et nagu, et ta väärib seda ükskõik, kui siit see video on. See on tegelikult väike asi, aga nagu see aitab ka tal jõuda võib-olla kellegi teisene, keda ta aitab, vaata. Et seal võib üliväiksed asjad olla, sest nagu mul endal on siiamaani naljakas, kui nagu siin oli hiljuti mingi paar päeva tagasi tuli siuke üks kutt, veits siuke ginger kutt, tuli jõusaalis ligi, mul tundus, et ta oli ka mingi alles alustanud jõusaaliga, ütleb, et kuule, ma tean sind, vaata, et mul sõber saatis kunagi ühe video, et pealkirjastelt sa pead seda nägema, et kuule, see oli üliäge, et ma ei tea, just sellisel hetkel sattus, vaata, et nagu mulle klikkis, vaata, ja siis mulle siiamaani saa aru, kuidas saab üks nagu video, vaata, mida mina teen, ma saan aru, kui mingil vennal vaata miljon jälgijat, midagi sükest, et räige reach on ju ja influence on ju, noh, mõju nii-öelda inimkonnas, influencer või sükes sõna on nagu imelik. Ja siis sa mõtled ja sa ei oska nagu midagi vastata, vaata. Et see on nagu siuke raske hoomata, et noh, mulle siiamaani need sõnad ala mingid fännid ja asjad, ma ei, noh, Beckhamil on fännid selles mõttes, et et aga jah, see on siuke, ma ei tea, mul jooksis mõte kokku. Mul on ka ikka vahest on neid hetki, kui tuleb keegi, kes vaata, või noh, kes näiteks kiidab filmi väga, vaata. Siis ma alati saa, et kui ma olen jõusaalis, hetkel eriti, ma pole eriti sotsiaalne treenija, eriti nagu olnud viimasel aastal, et ma olen hästi siuke, et eriti vaata paremale vasakule, vaid vaata. Aga siis ongi, kui keegi koputab, et jõu, et üli nice, vaata, siis kui ma olen seal hetkes sees, ma ei suuda talle nagu seda tänu piisavalt avaldada, siis ma ei oska hästi komplimenti vastu võtta, vaata. Kuigi ma olen väga tänulik selle, siis ma tahast lõpetan trenni ära, siis ma veel otsin ta üles, siis lähen juurde, ütlen aitäh sulle, et siis lähen koju. Mul on sellega kaks asja, üks asi on see, et tavaliselt ma olen esiteks mingi lolli nalja enda kohta, et palun ole ära punastama, vaata, või midagi sellist. Ja ükskord oli üli chill kutt oli ligi, vaata, kuule, et vaatan videosid värki ja siis samal ajal oli vaata see karu habemega Tartus ka, noh, Põlvakas, ülihea sõber, oli ka trennis ja siis ma mõtlesin, et endale pulli, et ta oli kindlasti videodest näinud, ütlesin, kuule, et ole ja teine teed mulle või. Karu oli teises saali otsas ja siis ütlesin, kuule, mine ligi, ütle, kas autogrammi saaks. Läks sinna Karule, ütles, et kuule, et Karu, et kas autogrammi saaks. Karu jumala kohkunud näoga hakkab saalist otsima niimoodi, siis näeb mind, näitab mulle rusikat, vaata, jumal, paneb sükse kajaka maha, ülikoomna. Et sellised asjad on ägedad, et aga mina kasutan tavaliselt seda, et teen mingi kohatu nalja enne kohta, vaata, siis tõmbab nagu icebreakeri maha, sest muidu on ka see, et noh, näiteks kui ise ma läksin, vaata, seal Gold Gymis Steve Cooki juurde, vaata, see on ka siuke tunne, et nagu, noh, mida ma ütlen talle või mida ta mul vastu ütleb, et tere, et jõu, et teeme pildi, lähen ära, aga nemad ka ju põhimõtteliselt hakkavad suga kohe rääkima, kuidas läheb, kuidas siia sattusid, vaata, mingi sükest asja, täiesti tavalist asja, aga see annab nii palju juurde, et sa saadki aru, täiesti tavaline inimene, lihtsalt filmib ennast kaameraga nagu oma magamistoas. Praegu on siuke nii-öelda natuke kõrvale põigatud, praegu on see jõuluperiood, et kuidas sa oled jõulude suhtes meelestatud? Mul on see meel on tore, tavaliselt on niimoodi, et tuleb, kõik hakkavad mingi novembrikuu lõpus kuuski vaata üles panema ja kõik naised on nagu Christmas vaata ja juba on mingi mütsid peas ja kõik jutud ja et I'm so ready for Christmas, my favorite time of the year ja mingi siuke. Ja siis tuleb esimene, see aasta näiteks tuli 1. detsember, sõidan autoga trenni, või ei, ma tegin mingit tööasju, autoga sõidan ja siis Star FM, vaata nüüd jõulukuu, ainult jõulutümmi laseb. Ja siis seal tulid need All I want for Christmas is you, mingid siuksed asjad. Ja ma olen jumala cringe, vaata, fuck, jõulud nagu täiesti mõttetu püha, vaata. Ja siis mingi hetk lihtsalt laulan mingi All I want for Christmas is you. Mul oli põhimõtteliselt terve jõulu emotsioonil nagu 1. detsember ära ja pärast seda kõik. Mul on ka jõuludega veits siuke, et ma nagu väga vaimusse seal ausalt öeldes. Mulle meeldib süüa ja nii-öelda ala saad nagu peret kokku, kui ta ei näe mu, vaat. Aga mulle ei meeldi kinke saada ja siukest asja, nagu kõige rohkem mulle ei meeldi kinke saada, mulle meeldib kinke teha, kui mul on hea idee, vaata. Et vaata meeste loogika minu meelest kingi taga on see, et see peab olema loogiline, see peab olema vajalik ja see peab olema ka nagu, eriti kui see on mingi kallin inimesed, näiteks kui mingi naine või ema või pere või vend või mis iganes, et sellel on esiteks mingi mõte taga ja teiseks see on praktiline. Et naisi tavaliselt loogika väga ei sega, sorry. aga jah, ja siis kui sul ei ole seda ideed, siis on nagu, sa oled nagu stressis sellepärast, et sa tahad midagi anda või midagi nagu meeles pidada ja siis pigem on sa nagu minu meelest see
tarbimisühiskonda nagu võimustatnud, et pigem võiks nagu lihtsalt olla, vaata. ja see on ka, on tegelikult hea point, et mul on ka see, et ma nüüd käid siin kaubanduses, nüüd sa tead, sul on inimesed, kellel saab nagu pead ostma, onju. Ja siis mõtled, mis ma ostan, et ma ju ei tea nagu reaalselt, see ongi see pressure on peal, justkui nagu ei tahaks nagu, või sa ei taha nagu ostatki nagu mingi mõttetu asja, sest et sa pead ostma, vaata. See on nagu siuke, mis mulle nagu üldse ei meeldi, et kes üritad nagu mõelda, et mis ma võiks kinkida, aga see on kuidagi, ongi lihtsalt kuidagi nii peale surutud, vaata, et ma ise on siuke inimene, et nagu ma ütlen ausalt, et ma eriti ei kohku, kui mulle mingid kinki tulevad, siis ma üldse nagu ei, see ei ole minu jaoks nii tähtis, vaata. Sest ma ise nüüd tegelikult teen nagu kogemuses seda, et vaata lapsena oli see, et ootasid jõule, vaata, tahtsid kinki saada ja mõtlesid, et ostad mingi ägedat telekamäng või arvuti ja mingid siuksed asjad, nüüd on lastel, ma ei tea, juba kodus arvuti olemas, kui need sünnivad, on ju. Ma sain oma esimese arvuti, kui ma olin vist 14 või midagi siukest ja see jooksus keal juhul see, mis oli Tony, kes see skater oli? Tony Hawk 2 oli peal, ülikõva. Ja siis ja vaata, sa ütleme, sa said mingi kehva kingituse jõuludeks. Aga sa teadsid, et näiteks ema tahab ainult head või vanama näiteks kingib sulle villased sokid, et jalad soojas oleksid väljas lumes mängida või midagi siukest. Ja siis sa näed, ja sa nagu kõige raskem nägu, mida teha on, kui sa saad mingi kingi, mis on südamest tehtud, aga sulle absoluutselt see ei meeldi, vaata. See on nagu nii jube asi. Ja siis iga kord, kui mina midagi kingin, siis esimene asi ma vaatan, kui inimene lahti teeb silmadesse, et jumala eest tal oleks seda emotsiooni, vaata, et mida see vend nüüd kinkis, et kas ta üldse peaga ei mõtle või mida nagu, et nagu sa otsid seda, mida sa ise kunagi näha ei taha, vaata oma kogemusest, et üritad nagu õppida ja paremini teha. Mitte sellest nood kunagi, näiteks vanam kunagi halba tahtsi, aga sa ei osanud nagu lapsena seda hinnata. Ikka tahtsid midagi ägedat, vaata. Mingi puldi mängu, ma ei tea, mis iganes on ju. Teil tulid ju arvutid varem Tallinnasse kui meil Tartus, aga mingi 3-4 aasta varem vist. Jah. Et aga jah, mina nagu olen kinkidega igasugune dilemma ja siis kui jätad midagi tegema, pigem, et ei tee kehvasti, vaid jätad tegemata, siis on samamoodi häda veel ja vaev ja viletsus sellega. Aga luuletuse mees oled, jah? Sest et mul on see, et mul õnneks ei ole seda, et tule nüüd räägi luuletus, vaata, ma olen luuletusi hakanud alles siis lugema, kui ma olen täisealiseks saanud, sest ma olen siis sattunud nagu mingi teisele jõululaua taha, vaata, et mingi selle kes Romet on mu õepoeg, ma mõtlesin, kas seal mingi muu nimiga, aga kui on mingid vanavanemad neil, kes siis, et luuletus ka tuleb ja siis on mingi crash sest et ma ei tea, kui mul pole õnneks kunagi olnud seda, et võib-olla sealt mul ongi need lavanärvi siuksed alged tulid kuskilt sealt. Ma ei tea, meil on tavaliselt nagu, kui on mingi vanama mingit luuletust küsinud või midagi siukest, siis on see tavaliselt käib kõik mingi loll nali sellega kaasa, nii-öelda nagu naljakas või mitte labane, aga loll nali, vaata, et keegi ala, ma ei tea, me kunagi tegime mingi ala näidendi või kes tantsis või mingid nagu rumalusi, vaata, kõik naeravad. Nüüd on täiskasvanud inimesed normaalselt enam nalja ei tee. Aga alati on mingi siuke asi, aga ma ei tea, kui ma koolis nagu luuletuse pinna lugemist, ma tavaliselt võtsin mingid laulusõnad või asjad, mis olid juba meeles ja siis sa lugesid nagu nad ette, on ju. Aga ma ei tea, ma nagu otseselt ei õpi midagi, minu jaoks see nagu luuletus, ma ei tea, sul on nagu kink juba ostetud, sa pead seda välja lunastama, et ma nagu terve aasta juba hea laps on nagu. Et see täna oli raadios oli hea lause, see kuulasin hommikul, või tähendab käisin tööl jälle, autoga sõitsin korra mingi pool tundi, siis oli see Star FM'is on see mees. Vaata, kes Buduari turul müüs kama mingid värvilise pintsakuga müüs seal oma mingid plaadikesi ja mingid asju, mis ta nimi on see? Saatejuht või? Ja mees. See vanem mees Diskor, vaata. Seal on see Piret, on ju, siis on see Roosileht, Allan Roosileht. Ja, just. Ja siis see ütles, et ainuke variant, miks talle jõuluvana meeldib, et jõuluvanal on nimekiri pahadest tüdrukutest. Aga Nootsilist nii-öelda. Ma esimest korda vist sain ka aru, kui mu õde tegi jõuluvana mulle. Siis ma sain aru, et midagi, miskit on mäda. Küll kurb. Naissoost jõuluvana. Sest ema nagu, mõtlesin, ema kadus ära lihtsalt, vaata. Põhihetk, vaata, kinkide saamine, vaata. Ema pole, mis asja, vaata. Tuli õde ja siis ma mõtlesin, kurat, veits kahtlane. Te päris nagu ei ütle, et nüüd fake oli, aga
aga see oli see hetk, kui sa hakkasid kahtlema päkapikkudes asjades. Ei, päkapikkus ma hakkasin siis kahtlema, kui ma nägin, ärkasin öösel üles ja ema oli mu kõndis mu voodi peal üle minu, siis ma olin mingi okei, aga tegelikult ta oleks võinud hea valega selle välja võtta, vaata, siis ma tahtsin su päkapikku kingitust ära varastada. Mul pole see aasta päkapikki käinud millegipärast. Kurat, mul ka ei ole käinud. Mis sa uuelt aastalt ootad? Kusjuures ma kuulsin just hiljuti hea lause, et raske on hea, vaata. Mootorraskusi nagu. Et mitte nagu rauda tõsta, aga ma arvan, jah, tahaks midagi jälle paremini teha, tahaks kindlasti veel reisida, vaata, ja nii edasi. Ja tahaks üks suur asi, mis mul oli, ma rääkisin eelmises videos sellest tegelikult, aga mul on vaata probleeme veits nagu siukse, kuidas ma ütlen, eluliste eesmärkide püstitamisega. Et a la mingi korter või auto osta või mingeid asju investeerida või töö juures mingi eesmärk panna endale, midagi nagu parandada, mingid seisukorda, sest mul ei ole probleeme nagu sellega, et oma tööülesand ära täita, aga see, kui ma tahan endale ise lisa teenida, siis seal mul nagu jääb kripeldama. Et tahaks nagu see nagu panna selle asja, et paneks endale eesmärgid paika, suudaks nagu läbi mõelda, mida ma tahan, vaata. Sest praegu ma pigem olen niimoodi, et ma teen nagu oma asja päevast päeva ära, üritan iga päeva nautida, vaata, kui see on võimalik, ja siis proovin panna mingid a la väiksed reisid ikka jalkat vaatamas või ma ei tea, suusatamas või midagi sellist, et tahaks nagu midagi veel natuke pikemad eesmärgid paika panna. Et see oleks minu nii-öelda esimese kvartali eesmärk. Et võib-olla ma võtan selle siin aasta alguses ette, nagu istun maha, võib-olla võtan mingi raamatu ja proovin koos sellega asju teha. Sest ma pean niikuinii nüüd leidsin korteriga endale, millesse ma uuel aastal arvatavasti kolin, et siis on võib-olla hea koos keskkonnavahetusega mingid uued asjad ette võtta kohe pauhti, sest mul tavaliselt muutustega on nii, et ma teen kas neid kohe või ma ei tee üldsegi. Et minu meelest sihuke, et step by step mingi asja maha jätmine või ülesvõtmine nagu, ma ei oska seda. Mul on kas kohe nüüd või mitte üldse vaat. Ja ma mingis mõttes tunnen ennast ka ära, et kui mul mingi mõte pähe lööb, siis mul on nagu nii, nüüd ma 5 minti ma käin uksest välja juba mingi. Siis mõtlesin, et ma just olen natukene ma seal seda podcasti stuudiot nagu uuendanud ja ümber teinud seal värke ja särke. Siis mõtlesin, nii, nüüd ma reisk ehitan oma uue laua, vaata. Juba olen mingi Bauhausis, vaata, mingi kuradi laua, mingeid plaate, vaata. Ise sittagi ehitada ei oska, vaata, absoluutselt täiesti null, vaata. Ei oska isegi puurida, vaata. Siis mõtlesin, et nüüd ma hakkan lauda ehitama. Karin oskab vast puurida. No, puur on siis võib-olla, ma ei tea. Ma ise üks päev keerasin jama kokku kodus selles suhtes. Et, nüüd on hea poiss olnud paar päeva. Kuidas? Nüüd on ilusti käitunud paar päeva selle pärast. Ei, see on, no, õnneks ma mingeid sanktsioone ei saanud selle pärast, aga üldiselt jah, üritasin rulood seina panna ja seinast tuli sitaks suur auk ära. Ühesõnaga pole seda, mul mõtlesin, et peaks veits nagu alfamaks selles suhtes hakkama, et peaks nagu õppima nagu midagi kätega tegema, vaata. See on katastroof lihtsalt hetkel. Et, mul sellega probleemi ole, ma tatis peale ehitanud, kusjuures ma kuulsin selle naiste ja meeste interaktsiooniga, täna kuulasin seda Joe Rogani podcasti, mingit väikest klippi ja seal oli üks naiste rahvas ja siis tema väitis sellist asja, et vaata meestega on see, et jaga neile sümpaatiat, näiteks, et mees tuleb koju, tal on raske olla, on ju, ja siis tema teooria oli selline, et ütleb mehele, et kallis, et paistab, et sul on raske päev olla, kas ma saan sul midagi teha, et toitu või midagi siukest. Ja siis ta ütles, et sellise teguviisiga vastab talle mees nii, ei ole hullu kallis, las ta olla. Kuule, aga lämme parem kuskile välja sööma. Nagu, has that ever happened, nagu. Et naine tuleb, et selle asemel, et hakata nagu midagi teistmoodi ütlema, on ju. Et, aga ma proovin reverse psychology, et lähen kiidan teda ja siis mees ütleb, okei, mul on nii raske päev, et lämme sööme väljas. Aga samas mine tea, no. No peab proovima selles suhtes. Karin peab proovima. Ei, siis ma juba olen valmis selleks, vaata. Ja. See ei ole siin mingit reversimist, kurat. Võiks, üks omlett kuluks küll ära. Kuule, aga see kapis on üks õll ka, vaata. Too ka, aga võta kork ära. Ja aga see on, sul siis tuleb tööaasta järgmine. Jah, ikka. Tahaks nagu, ma tahaks tegelikult võistlema ka minna. Juba järgmine? Nagu sügisel. Okay. Aga no ma vaatan jooksvalt seda. No vaata, nii jooksvalt ei saa ka vaadata, et sa pead... No fitnessi mõttes jooksvalt, 5 kuud enne mõtled, et mis ma teen nüüd. Okay. Ma saan 30, vaata, siis võiks nagu elu parimas vormis olla. Nüüd saad järgmine aasta 30 või? Okay. Sa tead seda laulu Vana ja väsinud mees või? Ei.
no see on minu laul. mul need Eesti laulud on siuke nõrk koht. Need on minu just nõrk koht nii-öelda positiivses võtmes. okei. mul on negatiivses võtmes nõrk koht. Ma tean neid, mida kõik mu sünnipäevadel lasevad alati, mida ma ei taha kuulata, aga noh. Need on head sellepärast, kusjuures ma lähen 22, ma tulen Tallinna, et ma olen mingi, ma ei tea, südaööni hõivatud, aga pärast seda võib edasi minna, sest ma lähen Anne Viski kontsertile. Tipp-topp. Kuidas? Ei, tipp-topp. Ei, ma räägin, no see on aasta sündmus, ma arvan. Anne Viski mingi juubelikontsert, see on kõva. Oot, siis on juba mingi suurem pind või on kuskil... See on Saku Suurhallis. okei. See on ikka kõige suurem pind. Peaaegu nagu laululava ainult. Oota, 22, Jaa, see on laupäevane päev. Ütleme, et mulle meeldib alati, kui ma toon Tartus, ma ütlen sulle, ma ei tea, sa ei ole mulle vist kunagi ei öelnud, et väga mitte, jah. Et ma üritan ise samaga vastata siis, et ka mitte ei öelda, ühesõnaga. Oot. Nii. Mõttepaus. Väike ma mõtlen korra. Mõtlesin, ma räägin vahepeal, miks ma üldse nagu olen täna siin Tartus. Igastahes juba oleme välja hõiganud, nüüd kui see podcast välja tuleb, see on ilmselt juba nädal aega teada olnud, et me korraldame siis seminari, jõusal ja fitnessi seminari 12. jaanuaril siis Eesti Arhitektuurikeskuses, mis asub siis Kultuurikatlas. Ja põhimõtteliselt tulingi siia Tartusse, et siis plakateid üles panna spordiklubidesse, kohtuda võib-olla mõne esinejaga, natuke siin rääkida, vaadata ja siis sellepärast ma siin olen, et Tallinnas juba vaikselt reklaam käib, plakatid lähevad üles, inimesed registreeruvad, aga sinna kokku on siis 70 kohta. Ainult. Jah, et ütleme, et kes on väga huvitatud sellest, et siis ma ei tea nüüd, kui kiiresti see summa nagu täis läheb, et aga kes pigem karta kui kahetseda. Jah, et muidugi sinna natuke veel aega on, et kindlasti kui see üritus välja tuleb, et siis kõik ei pane kohe nagu attend ja et kõik pigem vaata, et sinna on 6 aega veel aega umbes. Aga mina tean, et sul on 3 esinejat, eks ole. Kas nendel on kõigil mingi siis teema kandud, mida nad käsitlevad? Ja, et selle kõik, kes huvituvad sellest, et ma nüüd räägin, aga on ka siis koduleht on mikijürisson.com, siis /ja seminar. Et siis ma tegin väikse maandumislehe, kus saab ka siis registreerida, et sinna koolitusele, et ei ole lihtsalt, et paned Facebookis attend, vaid sa pead sinna reaalselt registreeruma ja nii edasi. Ja siis võin natukegi rääkida, et see hakkas, üldse mõtlesime Mikoga, et me oleme teinud juba siis, me oleme teinud 2 üritust, esimene oli siis meetup lihtsalt, kus tegime koos suure ühistrenni, siis teise tegime nälg, filmi, ja mõlemad olid nagu ülihead üritused, et me panime sinna palju tööd, mõtlesime läbi, kõik oli tore, kõik õnnes, mõtlesime, et nüüd me tahaksime nagu jälle saame edasi minna, et oleks meil huvitav, et me saaksime pakkuda mingit paremat programmi, suuremat asja. Siis me mõtlesime, et okei, et tulin välja nagu, et teeme seminari nagu reaalselt suure koolituspäeva, sest et selle nagu seminari peamine eesmärk on see, et me saame nagu, see peab olema ülimalt praktiline, nagu sa saad reaalselt praktilisi teadmisi, see ei ole lihtsalt see, et sulle loeb keegi ette mingit teooriat, vaid lihtsalt inimesed, kes on siin sees, kes on targad, kes on nagu lihtsalt selles, parimad, kes olla saavad, räägivad nagu praktilisi asju, vaata, mida saad kohe homme, kui sa tuled sealt seminarilt välja, koheselt rakendada, vaata. Ja siis üks asi on ka see, et see nii-öelda see line-up seal, see oleks nagu mitme külge, et me mõtlesime seda hästi kaua, et kes need inimesed võiksid olla, et me Eestis on tegelikult on väga palju väga tarkasid inimesed selle alal, siis mõtlesime, et kuidas me paneme kokku sellise, et see oleks nagu kataks mitut külge ja oleks samas nagu sobituvad ja need olekski, et siis esimene esineja seal on siis Siim Savisaar, kes on ka meil olnud siis, oli esimesel meetupil, tegi sellist baasharjutuste workshopi, ta on siis hariduselt füsioterapeut, ta on mitmekordne Eesti klassikalise kulturismi karikavõitja, Euroopa hõbe, ütleme kõik, kes on Siim Savisaarega kunagi nagu suhelnud ja koos trendijad teavad nagu, et miks teda tasub kuulata, vaata, sest ta on nagu selline vend, et kui sa temaga arvad, et sa tead asjadest midagi ja siis sa lähed temaga trenni ja siis sa nagu pärast trenni saad, et sa ei tea nagu mitte midagi. Et ta on nagu selles suhtes, et ta oskab nagu kõik sellised lihased ja kõik füsioloogiliselt kõik nagu nii hästi nagu paika panna ja ära seletada, miks mingi asi peab olema nii. Ja tema puhul on nagu saad aru saada ka,
et kuidas ma ütlen, kunagi öeldi, ma ei mäleta, kas see oli ülikoolis kuskil mingis loengus ütles üks füüsikaõppejõud mulle niimoodi, et sa pead oskama mingi loodusseadusega kõige raskem asja ala selle, miks nagu näiteks ma ei tea, kui vihma sajab, miks asfalt muutub tumedamaks või midagi siukest, et selle seaduse ära seletada ka 5-aastasele lapsele, et see näitab seda, et sa oled selle nii-öelda loodusseaduse seletuse füüsika keeles nagu täiesti selgeks saanud, et sa oskad seda rääkida ka ilma keeruliste terminiteta. Et Siim oskab täpselt seda asja rääkida ka jõusaalis, et miks on tunnetust vaja või miks seda vaja niimoodi teha, et ta ütlebki sulle põhimõtteliselt mingi paari lihtsa sõnaga, mitte nagu mõni teine vend võib-olla peaks 15 minutit sulle seletama, miks on, ma ei tea, jõutõmmet vaja nii teha või mingit teist harjutust. Ja Siimul on tegelikult hea hüüdnimi ka, või siuke väike oli joonistatud mees, keegi ütles ta kohta, vaata. Et tal on ka päris äge füüsiline. Ta on tegelikult Eesti, ütleme hetkel kõige nagu ilusam mees füüsiliseks mõttes, et on päris ilus mees, jah. Ja mis on nagu veel Siimu selle seminari osapool kõige tähtsam on see, et me toome seminari ruumi kangid, kettad, hantlid, pingid, et me teeme seal füüsiliselt reaalselt kõik läbi, on mingi näidistreen ja siis sealt kõrvalt siis täpselt kõik liigutused, kõik nurgad me seletame lahti, inimene reaalselt teeb neid asju. Ehk siis see nagu sõltub ka sellest, et palju on ju individuaalne siin spordialas, vaata. Et kui sa oled kõver või sirge, vahet ei ole, vaid me räägimegi iga nagu selle punkti poolest, et kuidas tasub teha juhul, kui sul on niimoodi, et plaan on siis selline, et kui me tegime oma esimesel meetupil, tegime baasharjutustega siis sellise workshopi, et oli 3 nagu harjutust, siis kükk, tõmme ja surumine, siis nüüd seal seminarid meil on plaanis niimoodi, et me läheneme lihasgrupina, et räägime rinnalihasest eraldi, on ju hantlitega surudes, kald mitte, vaata, räägime sellest nagu niimoodi lihasgrupi kaupa lähme, vaata. Et muidugi me ei saa sealt igat harjutust teha, aga nagu põhimõtet saab nagu selgeks rääkida. Ja, sest tegelikult ju ikkagi tehnikad lähevad ikkagi lihasele üle, et kui sa saad nendest nurkadest aru ja kuidas nagu keha liigub, siis nagu põhimõtteliselt saad loogikaga selle asja tõsta ühelt lihaselt teisele tegelikult. Just, mis on hea on ka see, et näiteks, et kes on pigem algaja, kes tuleb seminarile, vaata, et ta nagu saab nii-öelda, tema saab sealt kasu ja tuleb ka ekspert, saab ka tema kasu. Aga pikk sa arvad, et see asi saab olema, ma mõtlen, seminari kestus? Seminari on terve päev. See on terve päev, 10 alustame ja 5 lõpetame. Ja pärast on vahepeal saab Nokot ja Bearbellsi ka? Nokot Bearbellsi saab Fit 360 teeb kingituse ja siis kõik osalejate vahel loosime välja 2 gym'i pääset ka siis 3 kuist. Üliäge ju. Et on väike lisaväärtus ka. Ma tegelikult ei tahtnud selle lisaväärtusele nii palju rõhuda, vaata, et me teeme nagu seminari pärast, vaata. Üks asi on see, kui sa oled ühe korra kõhu täis, aga kui sa nagu õpid midagi ägedat juurde, mida kogu aeg kasutada, vaata, siis see on kihvtim. Et mina arvan, et see on päris, mina lähen kindlasti selles mõttes, ma ütlesin sulle ära ka, vaata, et ma pole midagi maksnudki, aga ma tean juba, et ma lähen sinna selles mõttes. Et aga ma arvan, et see on hea mõte. Ma arvan, et seal on palju väärtus pakkuda. No, sa mainisid ka maksmist, et loomulikult me seda hetkel ei saa teha tasuta, sest et meil on see arhitektuurikeskuse ruumid, need on nagu väga esinduslikud ja väga ilusad ruumid ja need on meil 24 tundi, eks me teeme pärast afterparty ka samas kohas, et seal on juba see rent on sükene viisakas number ja pluss siis esinejad ja et meil tuleb siis selle päeva hind on 59 €. Et me mõtlesime ka seda, et sees on ka afterparty või? Seal on jah, afterparty eest läheb sinna väike topsik ja maksa palju tahad. Et kui oled väga heas meeleolus pärast, siis sa võid ekstra panna sinna, aga ei pea midagi. Aga et jah, ma mõtlesin palju selle üle, et Mikoga mõtlesime, et mis on nagu selle eest nagu aus hind, sest et hetkel selle hinna juures me nagu rikkaks ei saa, me nagu meil on eesmärk on endaga nulli tulla põhimõtteliselt, et me lihtsalt hind oli vastavalt sellele, mida me teeme, et me ei saa nagu seal midagi nagu rohkem ka teha, et aga ma arvan, et sellega on mina olen harjunud käima, mul on näiteks mingid tööalased koolitused, siis minu arust ma tavaliselt maksan ühe sellise 10-5 koolituse eest olen mina harjunud maksma 300 €. Aga vaat sellega on samamoodi, mina ütleks niimoodi, et inimene hindab seda, mille eest ta maksab, vaata. Et vaata kui lihtne, ma olen ise kuulnud endal tuttavatelt, kes on näiteks ostavad mingi toitumiskava või trennikava, maksavad sellest 10-20 €, teevad seda paar päeva, võib-olla nädal aega ja siis viskavad minema.
sest see rahasumma on nii väike, et neid ei huvita, kui nad ostsid selle, neile ei meeldi see, et nad isegi ei ürita sellest aru saada, et miks see võiks töötada tegelikult, on ju. Aga vaata näiteks seda, et keegi võtab endale treeneri, kelle ta maksab näiteks 200 € kuus, iga pühapäev teeb update'i, saab mingid tabelid, värgid, proovi sa siis näiteks nii ütelda, et sa ei tee seda tööd, mida ta ette sulle näitab, et sa ju mõtled, et ma olen talle ette näiteks maksnud mingi 3 kuu summa, mingi 600 €, vaata, näiteks välismaalt võtad kellegi, siis nad ei quiti nii kergelt, et sellepärast minu mõte on ka, et sellist seminari ei ole nagu mõtet teha mingi 10 € eest, sest nagu esiteks juba, kui sa poest midagi ostad, vaata, kui sa ostad, kas ostad 100 € tossud või 10 € tossud Saarast, siis kummad on nagu su jalale paremad tegelikult. Et noh, sa juba hinna pealt nagu veits ütled, et noh, nad peavad natuke kvaliteetsemad olema, vaata. Meil oleks olnud, ongi, et mis me oleks saanud teha, olekski olnud selline valgete seintega, ripplagedega seminariruum, kus me pakime inimesed sisse, inimene näitab, on ju seal ees, või siis me võtame nagu normaalse suure avara ruumi, on ju, teeme terve päev selle koolitust, on ju, ja siis paneme ka vastava sellise hinde, vaata. Et ma ise mõtlen, et see minu jaoks see 59 € sellest, mida me pakume, vaata, meil on nagu terve päeva programm seal inimestega nagu juba nagu noh, nii palju sellist eeltööd tehtud selle kõige jaoks, vaata. Mina ise olen selle arvamus, et siin ei pea isegi, minu meelest sellisel üritusel ei pea hinda müüma. Kui toode on hea, siis ei määra kunagi hind mitte midagi. See on nagu, kui me nüüd räägime nagu müügist kui sellisest, vaata nii-öelda mingi toote müügist näiteks, noh, üritus on ka mingit määrad toode, et kunagi ei ole mõtet tarbijal nagu hinnast rääkida, eriti veel, kui sa oled kindel, et see seda väärt on. Ma tean, et sina oled seda, ma olen ise samamoodi sellest kindel, on ju. Siis mina arvan, et siin ei pea isegi põhjendama seda, et kui inimene tuleb sinna sellepärast, et ta mõtleb, et see on odav, et lähen ka, siis ta ei lähe sinna väärtust otsima, ta läheb sinna uudisõmust midagi sükest, aga see, kes sinna tõesti tahab, siis ta järelikult kuulab ka, siis sa näed seda, et näiteks kui Siim räägib seal mingist asjast, on ju, mingi lihasgrupi ehitusest, et see inimene kuulab ka, sest ta tuli sinna seda otsima, tal ei ole see rahasumma nii oluline. Et noh, tänapäeval nagu 59 € ei ole nii suur summa. Seda ma ütleks ka, et kui tuleb keegi, kes arvab, et okei, lahe, et ma lähen vaata, mis on, et siis ära tule, et tulen sinna, kui sa tahad kuulata, õppida ja nagu tõesti nagu kasulikku saada, vaata. Et see on jah hea punkt. Et noh, ma ütlen, et noh, rääkides hinnast, et siis me nagu hind ei ole see, mida me nagu nüüd oleme kergitanud, et kasu saada, vaata, et ongi see, et me saaksime nagu endaga nagu noh, niimoodi, et see saaks nagu kõik nagu tehtud, et see ongi selline üsna minimaalne, mida me saaksime seal rakendada. Ja sinna tulevad niikuinii mõlemad ju nii-öelda nii naised kui mehed, noored, mis iganes arenguastmes ka, on ju. Jah. No. See tegelikult teekski see asja kirjumaks, vaata, sest muidu näiteks see, et kui meie, kes oleme, sina, kes oleme trenni teinud juba väga pikalt, vaata, siis meil on võib-olla mingid küsimused, mis on seotud ma ei kujuta ette mingite periodiseerimistega, mingite asjadega, mida keegi, kes on võib-olla paar kuud trennis käinud, isegi ei mõtle selle peale, ja talle isegi praegu tegelikult ei ole vaja mõelda selle peale. Aga siis ta tuleb mingi, võib-olla see algaja tuleb sellise küsimuse peale, mida me ei oskakski küsida, mida on vajalik küsida, mida võib-olla see seminari korraldaja või see eesesineja ei oskaks ka rääkida, sest võib-olla meie jaoks võib-olla see iseenesest mõistetav, aga tegelikult on see tähtis nagu asi, et ma arvan, et ka kuulajaskonna seas siuke mitmekesisus on ülimalt tähtis, nii sugulises aspektis, ka vanuselises mõttes, eks ole, näiteks kas või 50-aastane ja 15-aastane, et me kõik mõtleme erinevalt, et meil on erinevad küsimused ja kui me küsime neid kõiki asju, siis ma arvan, et sealt võib veel kihvtimat asju välja tulla. No ja see küsimused on ka üks selline suur osa sellest, et see tuleb hästi interaktiivne, vaata. Et ei ole lihtsalt, et on loeng ja on näited ja on loeng, et vahepeal on küsimused, lõpus on küsimuste voor, kõik on nagu siuke mõnus, et Kaido, kes on siis seminari teine esineja, ta on hetkel Jõuduste Liidu president, see on nii haige, mis numbrid tal on, ta on 97-kordne Eesti rekordiomanik, päris rets, et ta on, ütleme, et Eesti läbi aegade nagu kõige nagu parem jõutõstja, et noh, muidugi Libertid või noh, sealt välja jätta, aga noh, et ta on ikkagi hetkel on kõige pädevam selles ja ta on väga hea esineja ja väga nagu lahe inimene, et ma talle ka mainisin, et sinna tuleb kindlasti palju naisi, et noh, et ta on jõutõstja, et ta on nagu jõutõstja, aga selles suhtes ta ikkagi räägib sellest üldisest metoodikast ja põhipoint on ka selles, et me oleme nagu pigem nagu kulturismipoolsed sellised inimesed, on ju. Et põhimõte on see, et ta räägib ära need jõumetoodikad, on ju, kuidas jõuda, nagu kuidas need strateegiad on, millised jaotused on ju, ja siis ta räägib nagu sellest, et kuidas me saame selle kulturismi trennida, siduda, vaata, et hetkel on see, et kulturistid teavad ühte, jõutõstjad teavad ühte, on ju,
tegelikult see kõik on kattuv ja nüüd kui me saaksime selle nagu hästi kokku siduda mõistlikult, et nagu reaalselt see süsteem toimiks, vaata. No et siis... vaata, ma rääkisin ju sekund tagasi periodiseerimisest ka näiteks, ma vaatasin, Siim Veri pani just mingid videod üles Instagrami, kus ta tegi ka nii-öelda oma jõutsükli viimased asju, eks ole, et väike maht, kõrged raskused ja ajab just jõududega, et tegelikult mida edasi jõudnum sa nagu selles kulturismis või fitnessis või oled sa bikiini, mis iganes, et mida kaugemal sa arengult jõuad, seda väiksemaks see areng läheb või seda aeglasemaks areng läheb, seda rohkem sa pead kehale tutvustama nii-öelda mõtestatud skeeme või programme, kuidas oma keha arenema panna, vaata. Ja üks nendest ongi see, et su nii-öelda off-seasonil sa ehitadki näiteks nii jõutsükleid, siis on sul hüpertroofia, on ju, ja ma arvan, et see jõutsükkel ongi see koht, kus Kaido võib nagu väga hästi rääkida, kuidas see asi jõud üles viia, saad rekordeid taga ajada. Esiteks saab sul aju puhata sellest, et sa ei pea mingi ainult pumpama mingi lihasmassi taga ajama, tõstad numbrid ülesse ja siis sul on ka need pikad kordused lähevad numbrid üles, vaata. Et mina näiteks seda on mul endal väga vaja, sest ma tean seda, et minul just see periodiseerimine ehk siis see nii-öelda jõutsüklite asjade sisse toomine on nagu kindlasti nagu väga nõrk koht nii-öelda. Mida kulturist teab, on ju, teeb 5 korda 5, on ju, teeb Smolovi, on ju, ma arvan, et seal on nagu palju targimaid viisi neid asju vaata, siduda, vaata. Absoluutselt. Ja siis viimane esineja on Jorgen Matsi, kes on siis, võib öelda, et ametilt on psühholoog, aga ta on siis nii-öelda kulturismi seltskonnas ja fitness seltskonnas tuntud väga kui siis spordipsühholoog. Ja hetkel ta töötab Pipedrive'is, ta vist mingi personal coach on ta nimi. Et ta teeb väga huvitavat tööd, ta on endine profi, ma ei tea, kas endine või praegune, et ta on siis endine, vist on endine profi MMA võitleja ja ta on mitmekordne Eesti Brasiilia jiu-jitsu meister. Et ta andis mulle, et ma küsisin, mis su saavutused on, siis ta andis mulle mingi 5 A4, vaata. Siis tema käest ei tasu lolle küsimusi küsida, vaata. et ühesõnaga ta on väga huvitav vend, et tal on väga hea maine ja tundub, et ma pole kunagi teda rääkimast kuulnud, et ma väga ootan seda, mis ta räägib, sest et ma olen lihtsalt väga palju head kuulnud temast, et ma olen ka head kuulnud, Tartus väga ei kaja, vaata, sest meil alles jõudis hiljuti internet, aga mul endal on temast nagu siuke eelarvamus hästi positiivne, ta on siuke, kui ma näen mingit postrit, näiteks teie omagi, vaata, mis te panid seal seminari koha pealt või mingi väike video, siis ta tundub siuke hästi rahulik, et nagu sees on vaata rahulik inimene. Siuke, ma ei tea, kas õige malbe on õige sõna, aga siuke inglise keeles on sõna genuine, vaata. Ta ongi tema ise. Et ongi siuke rahulik, ta teab, mis ta teeb, ta teab, miks ta mida räägib. Ta teab, mida ta teeb, see on täpselt. Et see sisemine, et ta on endaga täiesti balansis, et see, mida teised arvavad, mida ta räägib, nagu ta teab, miks ta seda räägib, ta teeb õigetele põhjustel seda ja see, kas teine selle võtab, see on juba tema mure, on ju. Et see teema, mille me valisime sinna on see, et ma ütlesin, palun räägi motivatsioonist, et motivatsioon ei ole lihtsalt nagu YouTube'i videote vaatamine, et seal on mingi palju sügava mõte ja kuidas nagu seda leida ja kuidas seda hoida, vaata, et rääkida sellest nagu nii-öelda sellise sportlase vaatenurgast, on, et ma arvan, kulturismis on nagu veel enam rohkem vaja seda teemal rääkida, sest et tegelikult motivatsioon on natuke nagu placebogi, vaata, see tuleb ja läheb ja sa pead nagu õppima kuidagi sellist tasakaalu hoidma, vaata. Ma arvan, et tal võib olla selle koha pealt väga huvitavaid asju, sest mina on sellisel arvamusel, et motivatsioon on ainult säde, vaata. Et see on nagu mootoril, kui su sädet ei ole, siis see käima ei lähe, vaata. Et see on samamoodi, et see motivatsioon viib sind uksest välja või paneb selle esimese sammu tegema, edasi on juba harjumused või eesmärk või midagi sellist. Aga ma arvan, et temal võib-olla on siis nii-öelda teaduslikult poolelt ka midagi väga kihvti rääkida, vaata. Et selline on siis, kui võtta see kõik kokku, siis Siim Savisaar näitab, kuidas saad ilusaks meheks. Kuidas saad ilusaks meheks või naiseks ja räägib läbi sükse workshopi, räägib meile, näitab ette, teeme koos, arutame, mis on õige nurk, kuidas teha mingit harjutust, kui palju on ja siis tuleb Kaido, kes räägib pigem sellisest strateegilisest poolest üldse jõusaalis käimisest, on ju, kuidas nagu ehitada neid kavasid üles, on ju, ja siis tuleb Jorgen Matsi, kes räägib nagu sellest võib-olla isegi täpselt sama tähtsast asjast, et rääkida peame sellest vaimsest poolest, et sellise kompoti panime kokku, et ongi seda sisu me nagu, sisu peale me mõtlesimegi nagu kõige kauem, et kuidas panna kokku süke hea, et sa saad terve päev praktilist sisu ja kuidas ja kuidas see on, kui sidus see ka on, vaata selles mõttes, et kui hästi sa saad seminari esimese poole, keskmise ja lõpuga kokku panna, eks ole. Et sa võid ju kõige paremini üldse maailmas teada, kuidas oma lihast ehitada või kuidas jõudu juurde saada, aga kui sul nagu motti ei ole, siis miks sa peaksid minema hakka mingid numbrid taga ajama.
kõige rõvedam koht on olla kuskil, ma ei tea, kangi all kükkida ja olla seal augus ja siis sa tead, et sealt välja ei saa lihtsalt, on ju. sa oled isegi vist tegid just hiljuti mingi motivatsioonivideo, et ma vaatasin su Q&A video ära, et lihtsalt sinu tegemistega ennast kurssi viia. Vau, ma ta vaatasin mu videot. et mul ongi see, et kui ma vaatasin sinu ühe video ära ja siis ma vaatasin kohe teisega peale, et kui ma nagu käima saan juba ennast sinu kanali ja siis ma vaatan edasi, aga kui ma nagu pole ammu vaadanud, siis ma nagu mõtlen, et ma lihtsalt, ma väga vähe vaatan nagu üldse tuttavate videosid, et mul on ainult oma mingi 1, 2, 3 kanalit, mida ma üldse vaatan, et siis mul ongi mul on sama, vanasti oli palju rohkem, vanasti oli niimoodi, et nüüd on nii põhimõtteliselt nädalas on mingi 2-3 korda tuleb mingi video välja, mida ma veras vaadata saan, et mida ma ootan, et ma tean, et umbes 2 korda postitab, et ma ootan, on ju. Aga vanasti oli et mul oli neid inimesi, keda ma jälgisin nii palju, et ma läksin õhtul koju, ma võisin arvuti välja võtta, ma võisin mürki võtta selle peale, et 2 video on vähemalt uut, mida ma saan vaadata. Et aga nüüd jah, mida aeg edasi, mida rohkem, siis veits keskendun nagu enda asjadel rohkem, et see, mida teised teevad, et sa otsid ka sellest videost, et sa tead juba, et sa sellest videost pead midagi saama enda jaoks vaata. Et kas see meelelahutus, siis sa tead, et see vend peab olema see vend, keda ma jälgingi põhimõtteliselt nende naljade asjade pärast, mingi äge videograafiline pool, või siis on mingi vend, kes lihtsalt räägib midagi elulist, nii mingi podcast või midagi sükest. Ma kuulan lihtsalt puhast banterit podcast ainult, kes mul on nagu mingid oma stand-up koomikud, vaata, kellel on oma podcastid ja siis ma lihtsalt tööl kuulan, et lihtsalt, et seda kassi nagu ära et tööl mulle meeldib jah see, et kui sul ongi nagu, et nagu, sa tahad nagu kuulda mingit nalju kogu aeg, et see hoiab sind nagu üleval, vaata. Mul on tööislaam selline, et ma seda ei saa teha, vaata. Et aga me vahepeal kusjuures paneme taustale, teeme ka vahepeal näiteks settides mingeid asju ja siis mingid ka hea sõbraga, näiteks ta paneb mingi, tuletame meelde mingeid asju, et mäletad selle Robbie Williams oli vist või Robin Williams. Kumb see koomik oli, kes ära kahjuks? Robin, jah. Näiteks mäletad selle stand-up comedy't, kui ta kirjeldas, et kuidas golf leiutati või midagi sükest. Ja siis me lampi paneme lihtsalt mingi 10-mindise video peale, kus stand-up koomik lihtsalt räägib ja sa oled seda videot 5 korda näinud või 10 korda ja sa ikka naerad nagu väike laps. Et need on vahepeal nagu toovad sind sealt sellest mingist muserdusest või asjast välja, kui sa oled nagu millegi asja sees on, mingid numbreid lihtsalt vahtid, midagi arvutanud, vaata. Ja siis sa tuled välja ja teed mingi ülikerge asi, mille peal sa pea lihtsalt mõtlema. Et tegelikult on teadus ka rääkinud seda, mida naeratamine meile teeb, on ju. Et ja siis lähed tagasi töö sisse ja sul on palju, sa oled elavam, sa oled naernud, sa oled liikunud, vaata juba veri hakkab liikuma, kui sa naerad, vaata sa ikkagi liigud kehaga, on ju. Et see on äge. Et ma ise harrastan ka seda, aga vähe, aga ja mitte süstemaatiliselt. Mul ma ikka pean üsna tihti hoidma stand-upi omal seal taustal, et see on väga vajalik, jah. Nüüd ma seoses sinu selle Q&A videoga, siis seal oli üks hea küsimus seal, et sul oli, mida sa kindlasti tahad elus kogeda, siis sa ütlesid, et tahaks isaks saada, et ma seda nagu isaks saamise sellist, seda ei puuduta. Sa ei tea, kui seda tehakse või? Kurt toob. Aga ma ütlen, enne peab palju harjutama. Ja ma tahtsin küsida, et kui sa oleksid isa, siis milline sa oleksid? Selles suhtes, kas sa paneksid oma lapse vägisi trenni või akordionit mängima? No akordionit kindlasti mitte, ega taas mingi ledipüksi saa. Aga arvatavasti nii kui sünniks ma paneks need, tead need saalis on need väiksed liivakotidest raskused, mingid kilosed. Need maks käte jalgade külge. Nice. Ei, ma arvan, et ma oleks hea isana. Ma ei tea, mida ma teeks. Ma arvan, ma oleks üsna spontaanne, aga ma ei oska öelda, ma olen ise andnud, vaata, ma ei tea. Aga ma arvan, et inimesed, minul on selline arusaam, et mees saab olema 2 moodi isa. Kas ta saab olema enda isa moodi, ehk siis valib jälle kõik parimad omadused, mis talle meeldis, mis tema isa tegi ja üritab neid kõik oma lapsele edasi anda, vaata. Või siis ta suuremas osas mäletab neid asju, mida tehti valesti, mida sul üldse ei meeldi, mida sinu puhul tehti, vaata. Ja siis proovid palju parem olla. Mul on pigem see viimane pool. Et, ja ma tean kindlasti, mida ma tahan paremini teha ja nii edasi, et aga kui see hetk kätte jõuab, siis see on kindlasti teistsugune, et see ei ole päris nii, et paned gameplani paika ja siis ta lupsab sealt välja, püüad kinni, vaata. Et ma arvan, et nii lihtsalt see ei käi, aga ma arvan, sest mul on nagu, ma kunagi elasin ka koos nii-öelda eks-naise ja tema õe ja mehega, neil sündis ka laps, eks ole. Ja siis me elasime nagu ühes sellises shared house'is põhimõtteliselt. Ja nagu ülikihvt oli, muidugi mul oli see efekt, et nagu oi nunnu, vaata, siis tegi püksi ja siis here you go.
York-Heat, vaata. Aga nagu see on nagu nii kihvt näha, kuidas väike inimene nagu areneb. Et mul on nagu mõne teisega ka on siuke efekt, et nagu väike laps, eks ole, tuleb näiteks käisin ema juures kunagi, tuli külla, vaatad täditütar või mingi siuke ja siis ala mingi, kuidas väike laps algul ei oska, kuidas kandilisest tassist juua või mingi siuksed väiksed asjad ja kuidas inimene õpib asju, mida nagu me suurena mõtleme, meil nagu mis on õppida, et ala me ostamegi 300 eurise koolitused midagi juurde õppida, vaata. Aga väike laps õpib iga päev midagi, mis on tegelikult 1000 eurosid väärt, vaata. Et see on päris kihvt, et ma arvan, et jah, ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Ei, vastasid. Mis kes joob kandilisest tassist? Ma isegi ei oskaks vist juua sealt. Ei no ongi, vaata. Ma vist pole näinud kunagi kandilist tassi. Väike suu ja selle kandi pealt jood, siis sul jookseb kõik maha, vaata. Ja siis jood nurgast. Ja okei. Aga see ongi siis, et ühesõnaga see on nagu mõttetöö lapsele, et panedki talle meelega kandilise tassi, et figure it out. Ei, see oli kogemata, vaata. Ega mingi saada masajale, vaata, laps, kuidas õpetad tuld kartma, vaata, siin on lõke, vaata kui põnev. Ja siis ootad, et käe sisse paneks. Ei, nii ei ole. Mille üle sa oled õnnelik, et sul nagu tehti või ei tehtud, no ma arvan, et tänulik peab ikka nende asjadest olema, et sul on katus pea kohal ja vaata haridus pigem nagu seda, et seda selline kasvatusest, et vaata kindlasti vanemad kasvatajad, mõned on nagu ranged, mõned ei ole ja mul olid pigem ranged, jah, et noh, selles mõttes, et kuidas ma seletan seda, eks ta jah, siuke tegelikult on nagu hea, ma sain nagu sellist konkreetsust palju, vaata. Et see on nagu selles mõttes hea, et nagu minu meelest siuksed ja see on nagu vahepeal kadus ära, vaata, kui sa puberteedis, siis sa nagu vahepeal paned vaata risti käed ette, et see, mis mul õpetad, see mõttetu, vaata, ma tean ise, mis elus on vaja teha, ma õpin ise oma kombed, on ju. Aga nüüd näiteks käid poes või mingid siuksed väiksed asjad, et minu jaoks nagu nülikihvt, kui ma reaalselt näiteks, kui ma poes käin, ma ootan, et müüja mulle silma vaataks ja ma ütlen talle tere. Sest neil on vaata liinitööd, neil käib 1000 inimese päevast läbi, on ju. Ja sa näed õhtul, kui tülpinud on, ma näiteks vihkan, kui nad sellepärast ma panengi tavaliselt, räägin sulle trikki, kuidas ma poes käin, näiteks käid Rimis, paned leti peale kõik oma asjad, vaata, paned ette mingid kõvemad asjad, et tagant tulevad näiteks banaanid või tomatid asjad ei lirtsutaks ära, on ju. Ja siis ma reaalselt jälgin, et nad ei pilluks mu mingid saiakesi või mingid asja, mis ma spets välja valisin, vaata, siis see leti peal mingi mutik viskab sul tomati lihtsalt lödiks, vaata. Aga kui sa oled nendega viisakas ja lihtsalt nagu täiesti, see on nii lihtne öelda talle tere, vaata, ja pärast kena õhtut või midagi siukest, aga kujuta ette, sul on 100 inimest käib läbi, võib-olla on 2 siukest inimest, kes on nagu viisakad, noh, ma olen praegu pessimistlik, ma loodan, et on rohkem, aga siis ta käitub su asjadega ka paremini. Aga selles mõttes see nagu tagamõttega, aga tegelikult on ägedam vaadata, kui ta tõstab sealt oma kassast nagu pea ülesse ka nagu ja sa ütlegi talle tere või ta küsib, et sul mingid partnerkaarte on, siis vaatake silma, et ei ole, vabandust, et ei ole siia, ma teen tavaliselt mingi lolli naili ka, et ei, mul partner on, aga ta ei ole siin või midagi siukest, on ju. Kuigi mul ei ole, siis ma lähen koju nutma, on ju, või et midagi siuke. Oh my god. No ma teen mina kasutan, ma ütlen ausalt, mul on see kaitserefleks, kusjuures nende naljadega, kui see tuleb nagu siit hästi välja, et kui ma olen mingis kohatus olukorras, nagu mingi raske olukord näiteks või mul on midagi raske tunnistada või keegi tahab, et ma teeks midagi, mis mulle ei meeldi või näiteks ükskõik mida, siis ma tavaliselt üritan selle huumoriks keerata, nagu naljaks teha. Et panna ennast naerma, et ma ei peaks selle peale mõtlema midagi siukest. Sellega on jälle kahepoolne, vaata, et mul on jälle see, et ma lihtsalt olen vait ja vaatan, vaata. Sest ma olen lihtsalt vait ja ma olen lihtsalt nagu... teine pool vaata, mul on ka see, et mul on seda small talki nagu nii raske teha. Et minu jaoks on täiesti nagu võimatu. Ja ma kohatan huvi, mind ei huvita see small talk. Tihti on nagu keegi küsib mult nagu mingit, et kuidas läheb nagu mingi jah, vaata, mida sa ajad, vaata, mis läheb, ära vaata ja vait vaata. Kusjuures ma ei tea selle kohta jälle, ma ei mäleta, kes see rääkis seda, jällegi ma ei mõtle seda välja, aga ütles ka nii hästi selle kohta, et näiteks ütleme, sul on tööl mingi seltskond, eks ole, ja kujutame ette, et töö iseloom on selline, kus nagu inimesed väga ei suhtle, et sa põhimõtteliselt hommikuti näed, ütled tere, lähed koju, head aega, sa heal juhul tead nime, võib-olla olete koos 10 aastat töötanud, on ju, ja siis ütles ta, aga miks ma peaks selle inimeseks küsima, kuidas tal läheb või tema küsima, kuidas minul läheb. Sest reaalselt nagu see kõlab väga halvasti, aga mind tegelikult ju ei huvita, kuidas tal läheb. Kujuta ette, kui ma küsiks sinu käest praegu, kuidas sul läheb, sa hakkad mulle mõtlema, et ohoh, küsima, kuidas läheb, sa räägid, kurat teha, et siin hommikul oli vits kehv olla tervis ja siuke. Ja sa näed, kuidas mind lihtsalt ei koti, ma otsin silmadega midagi muud, ma sügelen juba, ma tahan ise midagi vahele öelda või ma tahan minema minna, vaat. See on minu meelest kõige rõvedam asi üldse. Nagu, miks ma peaks siis fake ima mingi aega, raiskama enda aega enne kõike. Jällegi, ma ei ole mingi egoist, aga nagu kui mind ei ole, siis ei ole mind, vaata, et nagu ma pean olema nagu enne kõik endale mõtlema, ilma et ma kedagi teist kahjustaks, aga miks ma raiskan enda aega?
ja sellega ma raiskan ka tema aega. Ma pigem olen viisakas, ütlen tere talle ja kõik. Et see on see, keegi räägib mingist elementaarsest viisakust, jah, ma saan sellest aru, aga hakata mingid valelikke küsimusi küsima minu meelest, nagu, et oi, kuidas sul läheb, vaata. See ongi see, et ta teeb seda mitte sellepärast seda koti, vaid sest, et ta on harjunud seda tegema või siis ta arvab, eeldab, et ta peab seda tegema, vaata, tegelikult ta ei pea, nii et järgmine kord, kui sa näed kedagi tuttavat, siis ütle talle tere, ole vait, vaata, et ära ütle talle, kuidas läheb, sest et sa ei pea seda küsima, vaata. Ja seda juhtub iga kord, kui sa kedagi ammu näed, vaata, sa tead, et sa oled nagu saalis näinud või mis iganes või mingi, ma ei tea, vana kooli tuttav või mis iganes, oi, tšau, kuidas läheb. Ja siis võib-olla algul on midagi rääkida, vaata, aga kui sa vend hakkad nagu kogu aeg rääkima, no oi, kuidas läheb õhtul Rimmiskel, ma ei tea, noh, näed 2 kotti käes, seisan siin nagu tölmoko, meil ei ole millestki rääkida, lähen edasi, onju. Et sa ei saa niimoodi öelda, ja siis see lõpeb ikka lõpuks mingi siukse umbes paar sekundit liiga pika awkward silence'iga, vaata, siis kuule, okei, davai, äge oli näha, tšau, vaata. Kokkuvõttes me mõlemad raiskasime 5 minutit üksteise ajast, mida me ei saa mitte kunagi tagasi, vaata, ja kõik on tore, me oleme nii õnnelikud kokku, aga õnneks me olime viisakad, vaata. Milleks? Et see on siuke, ongi see dilemma, et kas ma nüüd olen viisakas või nagu ma olen lihtsalt munn ja aga lihtsalt kõigi aeg säästan. Aga tegelikult ma säästin võib-olla sinu aega, et sa oleks 5 minti varem jõudnud naise juurde koju aidata tal võib-olla süüa teha või midagi siukest, mida ta ootas, vaata. Okei, kuule, ma nägin vana tuttavat Atsi, vaata. Ega ma ei tea ka, kuidas ta läheb, aga no nägin teda, vaata. Samas oleks saanud kodus võib-olla oma inimestega olla või jõuda kuskil õigel ajal või teha midagi, mis sulle meeldib, onju. Et tegelikult iga kord, kui sa millegil jaa ütled sa millegil ei, noh. Tõsi. Kurat, nii targad laused vahepeal. Isegi imest. Läks üles kirjutama, onju. Jaa. Vot, aga me jõudsime siia teemani nüüd sellelt laste kasvatamisest. Ma just hiljuti kuulasin ühte seminari, kus siis Jordan Peterson rääkis, mulle ei meeldi öelda, et kuulasin Jordan Petersonist, kõik kuulavad teda, aga ta rääkis sellest, et lihtsalt et kui on vanemad, kes pidevalt keelavad lapsi näiteks kuskile minna, et kõik lähevad linna kinno, ei ära mine, ole kodus, vaata. Kusjuures ma olen samamoodi, aga mul saab olema 2 varianti. Poiss võib kõike teha, kui ma peaks tütre saama, siis ta ei või mitte midagi teha. Pahan kuskil nunna kloostrisse arvatavasti. Sa kuskile Ida-Saksamaale. Ma teen talle särgi siuke, siis ma hakkan raudselt steroidega võtma, vaata, siis ma teen endast pildi, kui ma mingi 150 kilo, vaata, mingi mõõk käes, siis ma panen this is my dad, vaata. Oota, aga tegelikult see pidi ära rikkuma lapsed täiega, et las rikub peas, et keegi teine mees mu tütart ei võta. Et oletame, et sa saad poja, ärme räägi siis sellest. See saab üle küla vend elama. Topelstandardid. Absoluutselt. Aga jah, et feministid praegu teritavad oma fileenuga kuskil. Vot. Mul läks jutu järgi ära. Igast seal see pidi, et kui sa kogu aeg hoiad teda kuskil, et ma ei räägi siin nagu lihtsalt sellest, et ole kell 10 kodus, vaid kui sa ikkagi hoiad teda, üritad nagu ei luba, ma ei tea, ma mäletan, mul olid sõbrad, kes nagu olid mingi 14, ei tohtinud linna minna või midagi sellist, et ära mine linna, sest et seal on palju inimesi ja seal on autod ja midagi sellist, vaata. Et siis sa hoiad teda nii palju eemal olukordadest ja nii edasi, vaata. Kanuti aeda ei tohti minna või parki või mis asi see on? Siis veel tohtis, aga ilmselt enam. Nüüd on ohtlik, vaata. Me kusjuures käisime tookord. Me käisime. Suht dangerous. No kurat. Me ühtegi pätti ei näinud meist. Ei näinud, jah. Aga sellega on, tegelikult mina isegi tõmbaks nagu, minu meelest jookseb nagu nii palju paralleele, nii selle, see on tegelikult psühholoogiline pool, vaata, see keelamine. Aga näiteks ma võin näiteid tuua, kus inimesed, me olime tatid siis, kui telefoni on, vaata. Me läksime välja, sõime mulda, uppusime peaaegu mingi poriloiku ära, vaata, sõime õuna, ei pestnud seda, võtsime otse aiast, vaata, kukkus sinna kuskile mulla sisse, tõmbasid särgi peale puhtaks, sõid seda. Mida sa tegid? Sa panid ennast kogu aeg olukorda, kus sa puutusid kokku meeletult mikroobide, bakterite asjadega. Mida sa tegi meile? Õpetas meie kehale võitlema neid asju. Sulle tekkisid nendeks antikehad, sa olid tervem, su keha harjus sellega. Aga nüüd, vaata palju meil on mingid inimesi, kes on allergikud. Neil oligi alla, sul on mingi kodus enam-vähem õun on, siis enam-vähem steriliseeritakse selle ära, siis kooritakse ära, siis steriliseeritakse uuesti ära, et laps võiks õuna süüa või antakse ainult lapsele GMO, gluten-free, vegan mingi toitu, eks ole, et ja siis, kui ta järsku kunagi omaette maailma läheb, siis tal on nagu nii palju uusi toite, et ta on järsku nagu sick as fuck lihtsalt. Et tal ei olegi, keha ei teagi, mis on nagu kõik need teised asjad, et ma ei räägi, et nagu peaks nagu toitma last mullaga, vaata.
aga kui ta tõesti paneb mingi, ma ei tea, mullase vanaema juures võetud porgandi peenrast ühe porgandi ja paneb selle kogemata nagu lükkab küll käega mulla maha, aga sööb seda, siis okei, sa ütled, et see ei ole tore, aga ta ei pea seda välja oksendama, vaata. Et ma arvan, et see on samamoodi nagu see keelamine, et sa ütled ära mine linna, vaata. Ongi see, et ära söö neid asju, et sa tohidki ainult kapist võtta seda mahetooteid, vaata, mis seal on, mingi rullitud kaerad ja teeme mingi, ma ei tea, tofut peale veits või midagi siukest, on ju. Et me peame kõige nende asjadega kokku puutuma, vaata, ja siis me oleme tervemad, et ma olen ise kusjuures viimasel ajal kuulasin seda Joe Rogani podcast jälle ja see oli üks doktor Andrew Weil või mingi siuke vend, siuke jõuluvana välja. Ja ma kuulasin just täna seda. Ja siis ta rääkis jumala hästi sellest, mitte et ma siin narkootikume pooldaks, aga ta rääkis psühhotroopsetest ainetest, LSD-st ja MDMA-st. Psühhedeelikumidest. Ja, või siis need. Ma tartus sõnavara on veits nadi. Ja siis ta rääkis sellest, kuidas tema mingi 70-ndalt eksperimenteeris hästi palju ja tal oli mingi probleem, tal oli allergia kasside vastu. Niimoodi, et nii kui kass lähedale tuli, olid silmad jooksid, vett läksid paistesse, kass lakkus, kätt läks, kass läks nahk kohe marraskile või mingi nagu nii-öelda reaktsioon tekkis. Ja siis ta mingi 70-ndatel kevadisel päeval tegi LSD-d, mingi tripis seal rahulikult, jumal õnnelik õues täiesti pilves vaata, teises dimensioonis, ja siis hüppas talle kass sülle või mingi sükest asja. Ja siis vend algul kohe hakkas mingi enam kassi peksma või midagi sellist, et fuck, et kohe on allergiline reaktsioon. Ja siis ta ise ütles oma sõnadega, et aga miks ma peaksin seda kassi kartma, et miks ma lasen mingil kassil enda elu kontrollida. Ja järgmine päev ärkas ülesse, või sel hetkel juba pärast seda vaatas, et mitte mingit reaktsiooni. Ehk siis tegelikult nagu allergiad võivad olla meie enda välja mõeldud selles mõttes, et me ei kujuta ette milleks seosub, aga see on nagu läbi nii-öelda närvilõpmete või siuke, et see ei olegi nagu keemiline reaktsioon, vaid see on sinu enda nagu mõttereaktsioon selle, et keha mõtleb, et kass on vastik, sellepärast annab sulle mingi nahaga märku, et see on sitt, vaata. Et ja sama asja ta rääkis, tal oli mingi nahaga mingi teema ja siis ta tegi MDMA-d ja siis sai mingi naha sellest lahti ja sai päikse käes olla, sest ta oli algul arvas mingi 20 aastat elus, et ta oli päikse vastu allergiline. Et ja ma ei räägi, et siin need ained nagu head on, aga mingi klõps pani ta mõistma ja need närvid aru saama, et nagu tema mõistus aru saama sellest, et tegelikult tal ei ole neid haigusi, et need on välja mõeldud tegelikult. Läbi selle, sa saad lihtsalt sinna punkti, kus sa vabaned kõigist nendest seostest, vaata, et seda see oli huvitav ja ta on minu arust, ma polegi enne kuulnud kedagi ühtegi nii tarka seda, mis see nende ala on, mida nad teevad. Mitte esoteerika, vaid see teine, oota, sa mõtled homopaatia? Ei, holistikat. Ta on nagu holistika doktor oli põhimõtteliselt, ta on nagu reaalne doktor selles suhtes, et kui kõik nagu need holistika tegelased räägiks nii tarka juttu, siis ma isegi nagu see oleks minu jaoks palju kredibiilsem selles suhtes, et ja teine asi ta ei rääkinud, vaata üks asi on tark jutt, teine asi on, et sa räägid seda nii, nagu ma ütlesin, nagu, et nagu ka 5-aastane saab aru ja sa räägid karismaatiliselt, vaata. Ja tema nagu tagas ka selle tegelikult, ta ei rääkinud, ta iga tema statement oli nagu reaalselt teadusliku faktiga nagu sellest just tagatud, et see oli huvitav. See oli umbes, minu meelest oli see peaaegu sama hea podcast, kui oli see, mida tegi Joe Rogan sellega Neil deGrasse'iga või? Jah, et tema on samamoodi, minu meelest kui kõik õppejõud ala nii-öelda nendes reaalainetes, mis on nagu koolis enamustel nagu nii-öelda matemaatika ja füüsika, siis minu meelest kui tema oleks nagu kõigi füüsikaõpetaja, mul üks füüsikaõpetaja oli selline, siis inimesed saaks väga palju rohkem aru, miks ja mis looduses toimub nagu. Minule näiteks, ma läksin vaata õppima füüsikat ja keemiat ülikooli ja mulle põhikoolis meeldis ta sellepärast, meil oli hea õpetaja, gümnaasiumis visati mind kogu välja sealt klassist, aga füüsika meeldis mulle sellepärast, et kui näiteks oligi, ma rääkisin vaata, et kui vihma sajab, et asfalt läheb märjaks, siis asfalt muutub tumedamaks värvuselt, et ma oskasin näiteks, ongi see, et ma kõnnin väljas ringi, vahet pole kellega sa oled, ma olen praegu 29, mingi puris praegu ütled, teate, miks see juhtub või miks tekivad nii-öelda värvid loigu peale, kui õli läheb sinna peale või midagi sükest ja sa oskad seda nagu inimkeeli rääkida, minu meelest on nagu kuidagi kihvt tunne on, vaata, et sa tead, miks asjad sinu ümber toimuvad, et miks autos sõidab näiteks. Auto sõidab sellepärast, mootor on seal, tegelikult ei ole, vaata. Et tegelikult on see mingi reaktsioon seal, mis toimub, mis paneb asjad liikuma. Minu meelest see on nagu äge, sa tead, miks asjad toimuvad. Et see küsimus, miks on minu meelest nagu meid siia toonud ka, vaat see on nagu, praegu läksime nii tiipiks ja mul tunne, et wow. Ei, see on selles suhtes, et ma ise ka nagu ütlen, et ma väga kadestan inimesi, kes on jõudnud nagu nii kaugel, et nad nagu reaalselt, sa kuulad neid ja
nad on teinud nii palju tööd selleks, et nad lihtsalt ongi sinust üle igas mõttes, nad teavad nagu vastuseid ja nad suudavad nagu neid reaalselt nagu sulle selgitada. Ja mõtleme selle mõttes isikliku arengu aspektist nagu vanasõna ütleb, et kui sa oled kõige targem inimene ruumis, siis sa oled vales ruumis, vaata. Et ja see, kui me toome näiteks selle trenni juurde, siis minul ei ole nagu, nüüd okei, vahepeal treenisin karuga, vaata, aga mul ei ole vist põhimõtteliselt enamus ajast mitte kunagi on treeningpartnerid, kui keegi on olnud, siis pigem on sõber, kes on tahtnud minuga trenni teha. Aga siin ongi see võti, et kui sa kunagi suudad endale leida treeningpartneri, kes on sinust parem, siis sinu areng nendest nii-öelda 2 sõbrast, kes treenivad, saab olema meeletult parem. Sa hakkad sellele vennal järgi jõudma, kellega sa treenid, sest ta on niikuinii algul tugevam sinust, aga sinul on mott talle järgi jõuda, kasutada suuremaid raskuseid ja nii edasi pushida ennast. Väike nipp, et kui sul on trennis sõber, kes on sinust tugevam, siis ürita ka temaga trennis käia. Sellepärast ma preppisingi Taneliga, nii et no, Tanel on nüüd hakanud õlut jooma ja elumeheks, nii et aga noh, nagu ta ütles mulle, et ta võiks praegu ka püksid jalga tõmmata ja mulle ära teha, nii et nii et ma väga ei hakka hüppama siin. Ei hakka hüppama, jah. Aga ei, see on reaalne, mul on ka suured probleemid sellega, kuidas keegi õpetab mind, et ma ise ka nagu lõpetan kooli praegu ja on väga keerulised ained, suured majandused ained, ja ma lihtsalt istun seal ja ma tean, et kui oleks keegi, kes mind õpetaks paremini, siis ma saaksin sellest palju lihtsamalt aru ja see jääb mind ülikurjaks, sest et mitte, et ma ütleksin, et see inimene, kes on klassi ees, et ta on ju ülitark inimene ja tal pole lihtsalt hea õpetaja, saad aru? See pedagoogiline külg, see eneseväljendus. Seal on nagu nii suured vahed, et see esiteks on kaitseväes, õppisin drill-seersandiks, kuradi esimene asi, kuidas sa seisad klassi ees ja kuidas sa osutad ja kuidas sa räägid, mitte et sa kuradi oled seljaga ja kuradi sodid, kirjutad tahvlile kuskile mingisse kohta, millest ma välja ei loe, vaata. Et nagu tule istu minu kohale ja nüüd vaata, kas sa loed seda. Noh, ta on tõesti, ta on doktor, aga nagu lihtsalt nad ei saa seda selgeks teha ja siis ma mõtlen, et kurat, kui mina oleks õpetaja raisk, ma teeks hoopis teistmoodi. See jääb lihtsalt nagu ülinärvi. Ma olen süüke inimene, tegelikult mulle nagu meeldib õpetada, vaat ma olen süüke, kellele kui mul on mingi asi meeldib, vaata ma mees kirglik olemata, siis mulle meeldib nagu näidata, kuidas asjad käivad, kuidas nagu minu meelest käivad, sest ma tean ainult, kuidas ma oskan ise rääkida, vaata. Aga mul oli nagu hea näide, kuidas midagi õpetati, oligi see, et ühe inimese, kes küsin hullult hästi ka, et rääkisin ka, et ma õppisin vaata keemiat ja füüsikat ja sükest asja, siis ma küsin, et noh, see õpetamise aspekt just, et räägi mulle, et sa oled ka füüsikat õppinud, sa oled koolist õppinud, vaata, et sa tead, mis asi on soojusjuhtivusseadus või soojusülekanne, midagi siukest. Ma mäleta, kus see termin täpselt oli enam. Ja siis ütleb, et jumal hoia, et see on füüsika, kus ma peaks seda teadma, vaata. Et see kõlab nii halvasti, vaata. Ja siis ma ütlen taga, näiteks mõtle seda, et kui sa tuled talvel väljast tuppa, sul on toas soe ahi, on ju. Ja siis mida sa teed? Põhimõtteliselt õppejõud tegi niimoodi, et ta võttis rääkis sul olukorra lahti niimoodi, et sa oskasid pärast olukorra seletamist panna valemi kokku. Mitte, et sa ei alusta valemist, vaid sa alustad olukorrast, on ju. Et ongi see, et ta rääkis, et aga kui sul on külmad, sa oled vastu ahju, mida sa teed? Esiteks loeb see, et kui külm sina oled ja kui su ahi on, ehk siis delta T temperatuuri erinevus ja nii edasi, et kas seal on filtreid vahel, kas sul on riided vahel või sa oled paljalt, lähed vastu ahju, on ju, kaua sa seal vastas oled ja kõik siuke asi, on ju. Ja siis lõpuks sa paned seal valemi ise kokku, kui sa saad aru, mis on nagu selle valemi taga. Et kui niimoodi asju õpetada, siis on nagu palju lihtsam neid asju teha, no. No samamoodi, mul on seal majandusaines, mul on valem ja valemis on sellised sümbolid, mida ma isegi ei oska klaviatuuril tekitada, saad sa aru? Ja siis ma mõtlen, et pane siin asemele banaanid ja mandariinid ja raisk ma saan sellest kohe aru, vaata, et lihtsalt ei mõelda nagu teises vaatenurgas üldse, et ise mõtled, et kurat, kui ma nüüd õpetaks, ma tookski kuradi koti mandariini ja hakkaks nüüd majandust õpetama, vaata, et see lihtsalt inimesed omandaks selle palju lihtsamalt, vaata. Jah, see on siuke, et no mina alati ütlen ka, et mul oli ka mõned õppejõud olid siuksed ja ma teadsin lihtsalt, need olidki just need, sa ütlesid ka vist sõna doktorandid või? No nad on doktoriid, kes juba õpetavad, no mõned on doktorandid. No meil oli näiteks, seal oli ka mingi statistika loengut, midagi siukest andis, mingi vend tuli siia, tuli nagu Justin Bieber nagu klahvi, et ette prillid peas, siuke ontlik ja siis oli siin see mikker, vaata kõrvalist, siuke hullult tähtsalt tuli ette ja siis hakkas lihtsalt mingitest numbritest jahuma. Kõlli keeras võits juurde vahepeal, siis vaatas, et enda hääl on veits kähe, on ju. Ja siis ma olin nagu jumal hoia ja siis ma sain aru, et mille pärast võiks olla kõikidel nagu isegi ülikooli loengute vendadel, et kui me tahame, et asi jõuaks reaalselt nagu, vaat ülikoolis on ained, minul oli niimoodi, et kui mul aine meeldis, ma õppisin, tegin ära, kui ei meeldi, ma sain läbi. Mind nagu juvitanud see, mis sinna, minu pärast võis see kas või E olla, vaata. Best F ei saanud. Et
ja see oligi tingitud sellepärast, et tavaliselt need ained, mis mul hästi läksid, oli see, et ma oskasin ja õppejõud oskas seletada, vaata. Et mitte et see, et need kõik õppejõud peaks oskama seletada, aga neil võiks olla pedagoogiline taust ja nad võiks nautida seda, mida nad teevad, aga see tingib ka seda tegelikult, et meie ühiskonnas ja õpetajad ja õppejõud ei ole praegu siuksel, väga ei austata tegelikult ju. Et no, näiteks pigem... mingi väike Tom läheb kooli ja siis saab 2, siis ei ole see, et lapsevanemad ei pahanda Tomiga, et miks see asju ära ei õppinud, vaid minnakse õpetaja juurde, et miks haridussüsteemist on teinud nii raske õppekava, et tema poiss ei saa aru sellest ja saab õpetaja pähe, vaata. No kindlasti mingi põhikooli õpilaste suhtumine õpetajatesse ka, et no aga see hakkab maast madalast pihta selles mõttes, ma ütleks, et see ongi see ühiskonna probleem, mitte ainult ühe pere probleem, vaata, et ja ma tean, et mul oli ka see, vaata, et õpetaja on süüdi, mis enam, aga olgem ausad, kui sa lähed 7. klassist enam või 7-aastaselt 1. klassi, siis sa veedad koolis õpetajatel isegi rohkem aega kui kodus vanematega koos. Et nagu põhimõtteliselt tähtsuselt number 3 inimene sinu elus on ja võib-olla algklassi õpetaja. Et nagu võiks veits respekti olla, no. Just nägin mingit pilti, et on mingi nooruk, kes on mingi 22 ja siis ongi all tema CV, et 1,5 aastat kogemust on ja mingi bachelor degree on nagu kättesaamisel ja siis on kõrval on mingi tädi, kes on 16 aastat kogemust ja magistrikraad ja siis on all on palgad, vaata. Ja see tädi on õpetaja, ja siis tädi palk oli palju väiksem kui mingi, et see näitab ära, et ikkagi, see palk on probleem. Vaata, kas Vana-Roomas või Vana-Kreekas, kui tähtsad olid õpetajad. Oligi niimoodi, et mingi oligi õpetaja, kelle all oligi võib-olla mingi 6-7 poissi ja keda õpetaski väiksest saati kuni suureni välja põhimõtteliselt, vaata. Ja ta oligi nagu põhimõtteliselt isa eest, vaata, Spartasi võeti poisid ära, kui need 7-aastased läksid sinna akadeemiasse emade juurest, et ajaloos olid palju näiteid, kus on nagu õpetajad on väga tähtsal kohal nagu nii-öelda ühiskonnas ja tegelikult on sel hetkel on see ühiskond tegelikult õitsenud ka. No mõtle, nüüd on üks asi olla geenius olla meie ajastul ja teine asi on olla geenius nagu nii palju aastat tagasi, sest et seal on nagu see, kus sa võtad neid teadmisi, et see peab olema ikka mingi retsanne, vaata, et sa ikkagi jah, ma mõtlen praegu ratast leiutada, põhimõtteliselt lähed ostad Bauhofist mingeid asju ja lööd kokku, aga siis mõtle, kui leiutati ratas, milline vau see oli, see on kivikoorma, palju lihtsam liigutada ja nii edasi. Et see on naljakas. Vot, kuule, aga vist peaksin, sul on homme vist pikk päev ees, on ju? Mul läheb homme peoks ära, jah. Lasta olla. Küll kuulete või siis mitte? No võib-olla Instagramist mõned klipid ikka teen. Nii, jääme siis ootama. Ja, tänapäeval öeldakse selle kohta rämmar. Aga kokkuvõttult oli väga tore episood siin ja aitäh, et sa olid nõus niimoodi mitteametlikult siia hotellituppa tulema salvestama ja ma arvan, et see on päris laheda episoodi. Ma loodan küll, ma olin jumal õnnelik, kui ma nägin, et Karin on ka siin, ma mõtlesin alguses mingi sketši, et Mikk mingi hotellituba, mingid mikrid, vaata, mingi kaamera. Veits kahtlane, jah. Et võib-olla vend juurde võtnud ka, et must tugevam vaata, aga õnneks oli Karin siin, et olin safe, et aga ei, tegelikult mul oli tagamõte ka, et esiteks mulle meeldib rääkida, teiseks on ägedad inimesed ja kolmandaks on see, et siis mul läks reede õhtu kiiremini ja homne pidu tuleb ka kiiremini kätte. Okay. On sulle endal mingeid tegevusi praegu, mida sa tahaksid promoda? Kui keegi üldse jõudus nii kaugele, et mis Mikk? Ma ei tea. Ma arvan, et ma lasen oma tegude eest enda eest rääkida, et kes mu üles leiab. Ikka leiab, arvan. Et sellel on tahtmist, see tavaliselt jääb ka, et see, kelle sa kuskile pushid, siis et ma arvan, et tavaliselt on niimoodi. Kui keegi mind midagi sunnib tegema, siis ma tavaliselt olen näiteks, ma ütlen kohe, et ära käsuta või midagi sükest, et nagu reaalselt, nagu legit, olgu see kas või Messengeris mingi sõber või mis iganes, et tule siia või midagi sükest, ma ütlen, ei tule. Lihtsalt põhimõtte pärast, vaata, et see, kas see kõlab nagu käskiva toonina, et väga ei ole nagu raske panna palun või midagi sükest. Ma tavaliselt nagu põhimõtte pärast sõrad vastu ka. Või siis ta ütleb, et ära tule siia ja siis sa lähed sinna kohe, vaata. Jah, kui siis ma teen nüüd vahepeal. Vot, aga ei, tore oli ja aitäh tulemast ja 12 episood ongi läbi.